olete mõelnud, miks on vahepeal nii, et mehel võib olla mega ilus, mega kena, mega atraktiivne naine käevangus ja siis üks hetk hakkavad teised naisterahvad sellele mehele tähelepanu andma, isegi kui see mees on suhtes. Teate, mõned naised on sellised, et nad tahavad hakata nii-öelda võistlust pidama just selle teise naisega. Et kui mõni mees arvab, et ma olen nii ilus, ma olen nii lahe, ma olen nii cool, et teised naised viskavad mulle ka silma peale, siis päris paljudel juhtudel on see vale. Need teised naised testivad ja tahavad proovida olla nii-öelda sellest atraktiivsest, ilusast, enesekindlast naisest nii-öelda üle. Nad tahavad teda nagu, kuidas ma ütlen, nad tahavad reaktsiooni. Nad tahavad näha, mida see ilus ja enesekindel naine teeb, kui tuleb mingi muu pihv ja siis hakkab nii-öelda seal külge lööma tema mehele. Ja see ei käi kõikide naiste kohta. Näiteks mina olen selline, et kui mina näen, et mingisugune inimene on suhtes minu jaoks, muidugi ma olen ju ise ka suhtes, aga ma lihtsalt räägin, et kui ma näen, et mingi mees on teise naisega koos, seda inimest ei eksisteerigi nagu minu pildis. Isegi kui ma olin vallaline. Suhtes inimesed, big no. Aga on mõndasid selliseid naisi, kes tahavadki nagu nii-öelda trügida sinna suhte vahele, eriti kui üheks osapooleks on ilus naine, et ennast paremini tunda. Et kui nad näevad, et nad saavad nagu sebida ja faatada selle ilusa atraktiivse naise mehega, siis nad arvavad, et nad on nagu midagi saavutanud. See on nagu nii-öelda egomäng, et ma olen ka nii ilus, ma sain selle mehe kätte, et see on ainult ego ja see on väga haiglane, kui inimesed nii teevad. Ehk siis see on nagu võistlus kahe naisterahva vahel, mitte nii, et on mingi üüberilus mees ja siis kõik teda tahavad. Et pigem on võistlus selle vahel, et see nii-öelda vahele trügija võistleb selle ilusama, parema, atraktiivsema naisega.